Peetrus koos teiste jüngritega on paadis. Näeb, kuidas vee peal käib Jeesus Kristus ja palub, Issand, kui sina oled, käsi mind oma juurde tulla vee peale. Ja Jeesus Kristus ütleb, tule. Tuleb. Alguses kõik läheb hästi, aga hetke pärast Peetrus hakkab uppuma. Miks see toimub? Muidugi võime öelda, et ta on siiski inimene. Alguses võib-olla midagi toimus, aga lõppude lõpuks inimloomus näitas, et ta inimene ei suuda seda teha. Aga võib-olla asi ei ole selles. Alguses ta tahtis minna Jeesuse Kristuse juurde ja vaatas tema poole. Jeesus Kristus oli kõige tähtsam tema jaoks ja seepärast kõik läks hästi. Hiljem ta hakkas mõtlema, lained, järv, tuul, teised halvad asjad. Käis öösel veel üks asi ja hakkas kartma. Võin kujutada ette, kuhu ta hakkas vaatama. Hakkas vaatama, mis toimub tema ümber. Missugused on lained, kas ta ei uppu veel. Ja siis, kui inimene hakkab vaatama maa peale üldiselt, aga siin vee peale, siis ta ei saa otseselt vaadata Jeesuse Kristuse poole. Hakkab uppuma, sellepärast, et ta enam ei vaata Jeesuse Kristuse poole. Palju häid asju toimub meie elus, aga toimuvad ka õnnetused. Ja väga tihti, ma olen kindel, toimuvad sellepärast, et me ei vaata otseselt Jeesuse Kristuse poole. Meie jaoks on midagi muud tähtsam. Muidugi, kui on häda, siis me mõtleme sellest, mida me suudame teha selles olukorras. Aga kõige halvem asi, kui me selles olukorras unustame Jumalat ja kui me ei vaata tema poole. Mõtiskleme selle üle, mitte siis, kui tuleb mingi häda, aga kui me oleme palves, kui me mõtleme Jeesusest Kristusest, mida me võime teha, et eriti nendes olukordades vaadata Jeesuse Kristuse poole ja otsida teda.